Tere taas, tere kuulama saadet Investeerimisideede universum, mille toob teieni KPMG Estonia ja stuudios nagu ikka vana hea Hanno Lindpere KPMG Eestist, tere. Ikka hea rohkem kui vana, eks ole, aga hea küll. Mina olen vana Hando Sinisalu kaassaatejuht ja täna meil kaks külalist, kõigepealt erukindral Riho Ühtegi, kelle visiitkaardi peal on kirjas Sensus 6 strateegiline nõunik. Tere tulemast. Tere tulemast, jah. Mulle ka. Ja SmartCapi kaitsefondi investeeringute juht Kristjan Mart Piirsalu. Tere. Tere. Ja nagu te ilmselt saatekülaliste ametinimetuste järgi võite juba oletada, siis tuleb juttu kaitsetööstusest, aga mitte ainult, räägime sellest valdkonnast natuke laiemalt ja alustame. Lähme kohe päris algusesse. Läheme sinna, kui inimesed hakkasid sealt Ida-Aafrikast puude otsast alla tulema ja liikuma siis üle maakera laiali ja hakkasid üksteist tapma siis selleks, et endale rohkem ressursse saada. Et eks sõda on ju võitluse ressursside pärast, olgu selleks siis paremad karjamaad või jahimaad või orjad või mis iganes. Ja meile tundub, et me oleme nüüd nagu täna sellised tsiviliseeritud inimesed ja kaasaegses maailmas võiks saada asju lahendada kuidagi teistmoodi, aga nagu viimase aja arengud on näidanud, siis see mitte nii ei ole ja isegi selline vahepealne üürike rahuaeg on asendanud siis viimase aja ühe kuumima sõjalises mõttes perioodiga, et mis siis meil viga on, et miks me peame üksteisele kallale minema tapma rahulikke elanikke 21. sajandi alguses? No, neid vastuseid on tegelikult päris palju, et kui kusagil teoorias pihta hakata, siis siin Richard Overi on kirjutanud hiljuti raamatu, et Why War, milleks nagu sõda. Ja ta võtab siis sellised teadusavastused, viimase teadusavastused, alustab bioloogiast, psühholoogiast, antropoloogiast, keskkonnast, et jõuab välja siia ressursside, religiooni, võimu ja turvalisuse juurde ja ütleme, et see järeldus on ikkagi tegelikult kurb, et võib-olla kui meil siin mingil hetkel tekkis selline rahu illusioon, et sõjad saavad läbi, siis tema väide on see, et sõjad on alati inimkonnaga olnud ja sellised ajutised rahuperioodid alati asenduvad sõjaga ja et ütleme, et nii palju, kui meil on neid fossiile või inimluid leitud, nii et on alati seal on mingid sõjamärgid või mingid füüsilised vigastused küljes ja kui me üritame neid seletada, siis suure tõenäosusega põhjuseks on alati sõda. Ja mis ta siis veel välja toob, et kui sellist geneetilist fondi vaadata, et ühtepidi võiks väita, et üks väide on see, et sõda ei ole meie geenides, aga tema väide on ikkagi see, et geenid soodustavad seda sõda, ehk siis see tuleb läbi kontseptsiooni vaprus, et kui inimestele antakse valida, eks ole, et millist kaaslast või keda nad tahaksid enda kõrvale või millist sõpra või elukaaslast, eks ole, siis tegelikult vaprust me valime eespool headust. Ja meil on ju sport olemas tänapäeval, et on võimalik ilma teisi tapmata ka ennast vaprana näidata näiteks boksiringis või jalgpalliväljakul või kuskil mujal, et selleks ei pea ju tingimata tsiviilelanikke pommitama. Ja ma mäletan seda, et ma õppisin 95. või 96. aastal olin Hollandis Staabi kolledžis ja seal meil oli üks huvitav professor, kes siis õpetas nii antropoloogiat kui ka politoloogiat. Ja siis tema rääkis sel teemal ka päris huvitavalt ja see oli just see aeg, kui ju ka oli just, kui sõjad olid otsa saanud ja NATO ees oli tohutu suur väljakutse, et mis edasi, et milline saab olema, et kas NATO-t üldse vaja on nüüd, kus müürid on langenud ja me saame Venemaaga hästi läbi ja kõik need muud asjad või mitte. Ja siis ta rääkis sama asja, et tegelikult alati on olnud sõja põhjuseks mingisugune vajadus millegi järel. Tegelikult on sõda üks osa vajadusest. Sõda on seotud väga palju inimeste tavaliste vajadustega, loomulikult siis ka poliitikaga, aga ennekõike ikkagi on sõja põhjus on mingi majanduslik probleem. Sa himustad kas toitu, mis oli kõige primitiivsem ja algsem põhjus, siis sa avastasid selle, et oi, et aga milleks toitu, kui saab ka maad, eks ole, tähendab võtta ja ise kasvatada selle peal toitu. Sealt edasi, eks ole, tulid maavarad, kui hakkas tööstus arenema ja täna ongi see küsimus, et aga
maavarasid me saame osta, eks ole, et tundub, et nagu enam midagi ei ole ja siis ta ütles, et nüüd on siis tegelikult on just energiateed või kanalid on need põhiline, mille üle siis võidetakse. Sealt tuleb see tegelikult päris suur argument, et kuidas sa üldse koostööd saavutad, et inimkonnana meil on vaja mingites gruppides tegelikult koostööd teha. Ja siis sa teedki selle spordi näite, aga et klassikaline näide on see, et tegelikult, et kui meil sõda ei ole, sõda tekitab meil selle koostöö. Et kui me oleme sellises suures sõjas läbi käinud, eks ole, siis meil ühiskonnas saime, eks ole, traagikat, et me saime sellest aru, ühist vaenlast. Sport on ka selline klassikaline näide, sa saad ikkagi naabermeeskonnale ära teha või äris on see, eks ole, sa saad konkurendile ära teha või midagi taolist. Aga nüüd kurbloolisus on see, et sellest tihti nagu ei piisa, et miks, eks ole, sellele aga väga head vastust ei ole. Aga ometi on mõned ühiskonnad, mis on rohkem sõjakad ja mõned, mis on vähem sõjakad, et vaatame, ma ei tea, siit samast Rootsit või Šveitsi, mis on viimased paarsada aastat saanud hakkama ilma sõdadeta ja siis me võime võtta näiteks, ma ei tea, Kongo või Sudaani, kus põhimõtteliselt on viimased paarsada aastat, ma arvan, iga päev sõda käinud, et nagu selgelt on nii-öelda hõime või rahvaid, kes on rahumeelsemad ja on neid, kes ei ole. Ja siin saab kohe vaidlus üles tõmmata, et kui me nagu ajalugu vaatame või viikingite peale mõtleme, eks ole, siin on nagu päris palju nalja ka, et muidugi mul tuli meelde, et kuidas populaarsust võita, et mida teha, et lähed Rootsis raamatupoodi ja siis küsid kõva häälega, et kus teie sõjasangarite see raamat on, eks ole, et kus on siis Rootsi sõjasangarid, aga kui jällegi ajaloos tagasi lähed, eks ole, et siis ka ju viimane põhjasõda, mis Eestist üle käis, eks ole, millel olid sellised väga traagilised tagajärjed, aga rootslased on tegelikult väga sõjakad olnud. Ja mitte nüüd küll viimasel ajal, et kuni 18. sajandini, mis on ikkagi suurem osa ajaloost, ütleme, nad on ju väga sõjakad, aga jah, ma arvan, et siin on ka seotud natuke asi sellega, et lihtsalt ühiskonnad on nii kaugele arenenud, teatud ühiskonnad, kus siis pööratakse tähelepanu muudele asjadele, teine asi on see, et Rootsi on võib-olla leidnud omal sellise stabiilsuse või sellise olukorra, kus ta saab endale lubada rahu, sest see sama väga levinud ütlemine, et tahad rahu, valmistu sõjaks, eks ole. Rootsi on üks paremini sõjaks valmistunud riike Põhjalas olnud kogu aeg ka. Jah, et seal on, aga nad on suutnud mingid mehhanismid leida, kuidas siis seda vägivaldsust maha suruda, et ma olen ise Taanis õppinud ja siis käisin seal korvpalli mängima, see mingid ikka hämmastas, eks ole, et kui vägivaldsed need taanlased seal ole, eks ole, et üks läks teisele peaaegu kallale ja see oli nagu näha, et neil igapäevaelus, eks ole, et see sotsiaalselt ei olnud võimalik, aga siis ütleme, et pallimänguplatsil, eks ole, siis nad elasid ennast täiega välja. Teine hea lugu mul on see, et keegi läks tegema neid metallkappe Rootsi eksportima ja tegi selle Eesti standardite järgi ära ja siis pandi nagu üles ja siis öeldi, et aga kehva kvaliteet, kuidas kehva kvaliteet, et korralikust sellisest Ukraina terasest või Vene terasest, et siis läks koha peale uurima, siis tuli välja, et rootslastel on komme, et peale sportmängu siis tullakse sinna riideroomi ja taotakse jalaga täiega, eks ole, riidekappi, eks ole. Ja see peab olema topeltmetallist, eks ole, see nagu mõlkile. Elatakse kapi peale ennast välja, aga kas see teooria nüüd, et Rootsi ja Šveits on siis jõudnud sinna nii-öelda piisava heaolu tasemeni, et neil ei ole otseselt vaja enam sõda pidadakse, annab lootust sellele, et ühel hetkel jõuavad ka teised rahvad sinnamaani, et neil tegelikult ei ole enam vaja sõda pidada, et nad saavadki neid riidehoius, neid kappe taguda ja siis ennast välja elada. Selle kohta on Ray Dalio väga hea raamatu kirjutanud, Changing World Order, see näitab, kuidas ajaloos ongi kõik tsüklid korduvad, tuleb uus võim esile, tekivad sõjad, viimases Euroopa kontinendil on olnud ju viimase 100 aasta jooksul või õigemini eelmisel sajandil 2 maailmasõda. Hiina vist on üldse ainus riik maailmas üldse, kes on olnud maailma tipus, on kukkunud täiesti mutta, nüüd on uuesti esile kerkinud. Aga alati ongi nii, kui tekivad uued jõujooned, uued konfliktid, teil kerkib uus konflikt esile, täpselt sama asi, mis me täna näeme ka. Et ilmselt on tõesti, ma ka siin sekundeerin, et on mingid perioodid ajaloos, kus sa võib-olla ei ole sõjakas. Hiina kohta ka öeldakse, et ta on tegelikult vähe sõjakas, et kui sa hakkad nüüd tagasi kruttima, jõuad sinna 2000 aastat tagasi, siis käisid, eks ole, et tapeti 11 ja kõik, eks ole, kus see Sun Tzu, me arutasime siin Sun Tzu'd enne,
kus see Sun Tzu ikka tuleb, et seal pidi see vajadus olemas, aga minul endal on ka kogemus muidugi Šveitsist, et me käisime autoga mägedes sõitmas nüüd umbes aasta aega tagasi ja siis meid seal mingi kohalik toll pidas kinni ja kui ma neid kolle vaatan, kes mulle sealt kuradi seda autot nagu läbi otsisid, need suured ja eks ole, relvad mõlemal pool ja eks ole, ma ei mäleta, kas neil automaat ka oli, aga need püstolid olid siin kohe külje peal, minu teada Eestis ei ole, aga need olid kohe valmis nagu tulistama, anna ainult põhjus, eks ole, nii et. Näitasid, kui neutraalsed nad on. Mul midagi kaasas ei olnud, eks ole, ma pääsesin sealt eluga. Ma käisin eelmisel suvel Costa Ricas ja seal uhkusega siis igal pool muuseumid ja see mujal siis esitatakse seda, et Costa Rica vist, ma ei tea, kas ta on ainus või vähemalt ainuke selline normaalse suurusega riik, kus ei ole sõjaväge ja nad siis on otsustanud selle sõja muidu teistes riikides sõjaväele või sõjandusele kuluva eelarve panustada haridusse ja tervishoidu. Ja vähemalt senimaani on see neil õnnestunud, et neil on 2 naabrit, Nicaragua ja Panama, kumbki pole neile viimasel ajal kallale tulnud. Ja tundub, et on võimalik niimoodi ka hakkama saada siis, kui sa oled sellises rahumeelses keskkonnas ja võib-olla, ma ei tea, Uus-Meremaa või mõni muu selline koht, kus ei ole otsest ohtu lähedal, saaks ka hakkama täitsa ilma sõjaväeta. No vot, see on nüüd see teine pool sellest samast, miks on võimalik rahu hoida mõnes piirkonnas, et Island on ka tuntud riik, eks ole, kellel ei ole sõjaväge ju. Samamoodi, et kes sinna saare peale kaugel ikka nii väga minna tahab ja mis sealt ikka nii väga võtta on. Ohtlik koht ka. Ega vist Jaapani ei ole ka ametlikult või mis? No Jaapanil ei ole seetõttu, et teise maailmasõja järel lihtsalt tehti lepingud, kus ta ei tohtinud. Nüüd on, aga tegelikult on tal kogu aeg oma seda kodukaitsejõud olnud, mis on tegelikult väga tugev sõjavägi iseenesest. Et täna, kui vaadata Jaapanit, siis Jaapani sõjavägi on, ma pakun, et seal regioonis üks selliseid kaasaegsemad ja modernsemaid iseenesest. Nii et tundub, et me siis ikkagi ei pääse sellest, et sõjad on osa inimkonnast, osa see, mis sõdu tekitab, on siis osa inimese pahupoolest või varjupoolest ja see käib meiega kaasas. Sellest vabaneda on raske ja kui tekivad rahuperioodid, siis need pigem on ajutised või on see tingitud tõesti sellest, et geograafiliselt lihtsalt ei ole võimalik seal, Uus-Meremaaga ka ilmselt on lugu nii, et pole mõtet sinna sõda pidama minna, kuigi maoorid olid omal ajal väga sõjakad. Ma olen lugenud neid brittide ja maooride sõdu, et seal ikka käis kõva andmine. No vot jällegi, et nagu enne juttu siin oli nendest samadest ajalooringidest või dialektikaringidest, nagu me võime neid nimetada, et tegelikult on niimoodi, et ühel hetkel ühiskond muutub nagu nii, ütleme, lodevaks, et tekib jälle see moment, kus keegi üritab hakata võimu võtma. Ja ka praegu, kui me räägime demokraatiast, mis on siis läänele omane, siis on selge, et meil on globaliseerumine, meil on asjad muutuvad palju pehmemaks, me justkui elame palju paremat elu ja seetõttu me muutume palju vastuvõtlikumaks kõigile ohtudele. Samal ajal, kui kõrval on riik, kellel on siis, kus on veel ikkagi kehtib see sama nomaadidel pärit see ühe mehe juhtimise stiil ja kultuur ja see on riigile nii omane, et on selge, et selle vabaduste ja piiratud ühiskonna vahel tekib konflikt. Aga üks väljapääs, mida ka nii-öelda visionäärid on välja pakkunud, on see, et demokraatia võiks nagu olla garantii sõja vastu ja kui hakata meenutama, kas viimasel ajal on olnud sõjaolukordi, kus üks demokraatlik, nagu päriselt demokraatlik riik on teisele demokraatlikule riigile kallale läinud, et ma ise ka proovisin meenutada, et meenus Argentiina ja Ühendkuningriigi sõda. Ma ei tea, kui demokraatlik Argentiina sellel hetkel oli, seal on ka vaheldumisi olnud need sõjaväelised riigipöörded ja kõik, aga põhimõtteliselt ega väga palju ei meenunud selliseid olukordi, kus nagu 2 päriselt demokraatlikku riiki omavahel sõjas oleksid. Äkki kellelegi meenub midagi? Ja sellist tõsist asja ei meenub esimese pilguna või esimesel hetkel meenub meie kilusõda lätlastega võib-olla konflikt Ruhnu pärast. aga kas see mitte ei tähendaks seda, et kui meil et kui oleks riigi valitsemise kord demokraatia, et siis võiks olla olukord, kus riigid üksteist sõjaliselt ei ähvarda?
et kas see võiks olla garantii selle vastu? Seal tekivad nagu muud ohud ja need ohud on täna Euroopasse ka jõudnud, et kui Euroopa on olnud väga vaba ja selline vabameelne ja kõik muu, siis täna on ju selgelt näha seda, et Ida-Euroopa väga selgelt on orienteerunud ohule, mis tuleb idast, aga Lõuna-Euroopa selle eest jällegi on täiesti pöördes sellest ohust, mis tuleb lõunast. Et demokraatlikusse keskkonda mõra lüüa on vaata et lihtsam kui sellises väga, ütleme, kinnisesse ühiskonda. Nojah, et siis tegelikult peaks minema siis kusagile demokraatia alguse juurde ka tagasi, et kus see demokraatia nagu oli, eks ole, et siis võiks öelda, kas Ateena oli omal ajal demokraatia, osad väidavad, et oli ja siis käis seal Spartaga kõva sõda, aga ma arvan sellisest kaasaegsest demokraatiast me võime rääkida ikkagi pealt teist maailmasõda. Hitler tuli ka ju põhimõtteliselt demokraatliku protsessiga võimule ja et nüüd küsimus on see, et kas nüüd see tänane demokraatia on siis reegel või erand, eks ole, siis pigem, eks ole, et kõik see kirjandus, mida vaadata, et pigem on erand, et üks päris huvitav, ma lugesin selle Mearsheimeri raamatuga läbi, et How States Think, et kui võtta selline geopoliitiline argument, et see väga tihti ütleb, et Mearsheimer sõnastab seda teistmoodi, ta ütleb, et ratsionaalsed riigid omavahel sõtta ei lähe. Aga ta ütleb, et see on nagu vale mõtlemine, sellepärast, et ratsionaalsus ei tähenda moraalsust. No see on samas ka heidutuse üks põhimõtetest. Et sul võib olla tegelikult väga ratsionaalne, eks ole, et ikkagi militaarsete vahenditega midagi nagu mõjutada või ütleme kas või siis see Venemaa sõda Ukraina vastu ja mida ta siis väidab, et tegelikult sul väga tihti ratsionaalsus põhineb mingil usaldusväärsel teoorial ja sellisel diskussioonil ütleme, et eliidi seas ja selles osas ta ka näiteks ütleb, et Putini sõda Ukraina vastu tema arvates oli täiesti ratsionaalne. Eks ole, kuna seal oli väga selge põhjus, et mida siis keegi teine teoreetik on ka öelnud, et millest ilmselt miks Putin nagu läks, eks ole, et ta sai aru, et 2014 oli tal võimalus Ukraina ära võtta, ta seda ei kasutanud, mis on võib-olla kõige selline parem põhjendus, mis mina olen nagu lugenud, aga väide on see, et näiteks Putini sõda Ukraina vastu on venelaste seisukohast, et väite see on irratsionaalne või Putin keeras ära või tegelikult see argument, eks ole, Mearsheimeri järgi ei pea paika. Ja kui me sõjast üldse räägime, siis tänapäeval mõiste sõda on märksa laiem, kui ta oli näiteks 100 aastat tagasi. Et kui me vaatame neid samu Haagi ja Genfi konventsioone, millega sõjaõigust on reguleeritud, siis need kõik puudutavad sellist traditsioonilist, ütleme, siis vägedega sõdimist, aga tänapäeva sõda on teatavasti valgunud nagu kõigisse dimensioonidesse, majandusse, diplomaatiasse, informatsiooni sfääri igale poole ja kõik see kokku ongi sõda tegelikult. Et kui nagu väljagi tuua, et miks USAl oli nii hea arusaam sellest, mida Putin teeb, on siis väide on ikkagi see, et elektrooniline luure. Ja et kas USA luurab, eks ole, et Euroopa järgi. Pakkuge 2 korda. Eks ikka vastastikku siin kõik luuravad, aga ma olen lugenud Venemaa agressiooni osas Ukrainas ka sellist lähenemist, et tegelikult nagu puht objektiivselt tänapäeval praeguste vahenditega selline sõda, nagu seal käib, on suhteliselt tsiviilelanikkonda siiski säästev võrreldes sarnaste sõdadega näiteks 50 või rohkem aastat tagasi, et tegelikult nagu seda on küll võib-olla nagu hirmus öelda välja, aga võib-olla see nii-öelda uus sõda, siis see hübriidne sõda ongi selline, et nagu Ukrainas, et ühes riigi otsas käib sõda, aga teises riigi otsas on kohvikud avatud ja inimesed teevad tööd ja ekspordivad IT-teenuseid, et tegelikult nagu see teise maailmasõja aegne ettekujutus sõjast, et see on nagu totaalne sõda, kogu elu jääb seisma ja kogu rahvas läheb rindele, et see on asendunudki sellise hübriidse olukorraga, et nagu samal ajal käib sõda, samal ajal majandus elavneb, elu läheb edasi nii-öelda. Tegelikult see kõik ju toimus ka teise maailmasõjal juba, et Pariisi kohvikud olid avatud, kui lahingud käisid. Nõukogude Liidus ei olnud. Oli, ikkagi Moskvas käidi puhkamas ja ütleme,
ma just käisin muuseumis siin, ajaloomuuseumis ja siis seal olid need Eesti sõdurite kirjad ja olid just punase poole peal teeninud sõduri kirja oli, kus ta ütles, et me siin kuulame raadiot ja kuulame siis sealt Eesti poolt kosvat raadiot ka, et kuulsin raadiost, et teil on kohvikud avatud Tallinnas, et noh, tegelikult see sõjatsoon on siiski teatud sügavusega, ta on 200-300 kilomeetrit, mitte rohkem ja selle taga tegelikult käib ikkagi suhteliselt tavaline elu, see on alati käinud sõdade puhul. Nüüd, mis on nagu teistmoodi tänapäeval on lihtsalt see, et tõesti on tehtud kõik selleks, et sõda oleks võimalikult lühikene, võimalikult kiiresti toimiks ja selleks on arendatud siis täppisrelvad, see on nimetatud siis revolutsiooniks sõjanduses, kus siis on tehtud siis kõik selleks, et võimalikult väikeste kulude, võimalikult väikeste mahtudega, võimalikult väikeste kaotustega tekitada siis olukord, kus vastane siis allaneb. Nojah, võtta, aga see on see alati unistus, et siis on väga hea, et meil on selline päris sõjaväelane ka siin, aga nii palju kui mina aru saan, et esimese maailmasõja argument oli ka täpselt selline, et see on kiire blitzkrieg, eks ole, sakslased ütlevad, et kõik arvasid, et see on 3 kuuga läbi. Et meil on nagu relvad, eks ole, sõidetakse üle ja siis nad jäid sinna kusagile läänerindele, eks ole, Verdüüni alla, eks ole, miljon inimest surma. Kaevikutes, eks ole, nii edasi tagasi ja siin väidetavalt ida pool et kui siin sellised kurikuulsaid lugusid rääkida, et väidetavalt ainsad korrad, kus sakslased ja venelased vennastusid, oli nagu see, et kus nad pidid neid kaevikutesse tekkis nii palju nagu hunte, eks ole, kes neid langenud sõdureid sõid, siis nad vennastusid ja siis ütlesid, et vahepeal küll nüüd teeme, ma ei tea, mingi nädalase pausi ajame hunte taga, eks ole. Aga kas see nii-öelda efektiivne sõda tähendab seda, et ma ei tea, selliseid olukordi nagu ma ei tea, Tallinna või Varssavi või siis Dresdeni pommitamine teises maailmasõjas nagu praegu, kui läheks selline suurem sõda lahti, et seda enam ei tehtaks siis, et selle asemel lastakse ülitäpsete droonidega ainult militaarobjekte või tapetakse vastase kindraleid või täna ma enam sellest kindel ei ole. 2022 me nägime, et siis on täpsusest mingit juttu, et siis ikkagi mindi massiga. Tänaseks on see võib-olla efektiivsus. Et võib-olla 10 aastat tagasi ma veel uskusin sellesse, et ongi niimoodi, aga täna ma sellest enam kindel ei ole. Et kui me nüüd võtame selle kurikuulsa näite, et kuhu me võib-olla ei peaks minema, aga Gaza, eks ole, kui sa võtad nagu Gaza, eks ole, siis ma ei tea, palju sealt enam midagi nagu alles on. Samas jälle Iisraeli vägedel tuleb au anda, et kui vaadata neid operatsioone, mis nad Iraani vastu tegid, siis seal väga efektne pilt oli minu meelest oli see, kus oli läbi 5-korruses maja seina oli lastud, siis tegelikult siis sihtmärgiks olev isik oli siis tapetud siis raketiga selliselt ainult korteris. Aga see ongi nagu 2 väga head näidet, et ühtepidi jah, see on nagu võimalik, eks ole, teistpidi teises kohas, kui sa võtad need Aafrika sõjad, eks ole, millest nii palju ei ole nagu kuulda, aga väidetavalt see nii ütleme, et Sudaanis või kus on nagu toimuvad seal, et on väidetavalt kõige inimrohkemad sõjad on ikkagi jätkuvad seal Aafrikas. Nagu jalaväepõhine suuresti. No seal jah, et sõltub sellest, kui primitiivne see sõda on, sest ega ju, olgem ausad, ega Venemaa ju plaanis ju Ukraina vastu samuti väga lühikest operatsiooni. Me jälgisime ju nende sõjalist võimekust enne seda ja neil ei olnud logistikat, millega pikka sõda pidada. Seda ei paistnud mitte kuskilt välja ja kõige ütleme jätkusuutlikum logistika oli nendel üksustel, mis olid siis Valgevenes ja neil oli umbes 2 kuu varu siis sõdimiseks. Mis näitas seda, et nad kavatsevad ka lühikest sõda pidada, kui nad üldse kavatsevad pidada. Mina olin üks nendest, kes nagu üsna lõpuni välja ei uskunud tegelikult väga, et sellise, Venemaa läheb sellise avantüüri peale, aga ju neil olid sama kalkulatsioonid tehtud, neil oli ikkagi, see plaan oli ju teha seda neile tüüpilist ehk siis seda koupi, ehk siis seda kiirrünnakut, kus siis vahetatakse võim, seda mida püüdsid meil 1924 teha ja mida nad tegid 1940 põhimõtteliselt, eks ole, et vahetame võimu, uus võim kutsub Vene väed appi demilitariseerima ja denatsifitseerima ja edasi on kõik jälle õnnelikud. Et kui veel kord selle Dresdeni juurde tagasi tulla, ma just eelmine suvi seal käisin ja seal on selline kirik nagu Frauenkirche vist, eks ole, kui mälu mind ei peta ja
oi kui ilus ja nii selline kena ja nii edasi ja siis pärast hakkan vaatama, et see oli siis, sai valmis siis 2005, taastatud mingi 85–2005 umbes sellisel ajal, mina arvates üks maailma kõige ilusama linnasid, kui sa vaatad seda arhitektuuri ja nii edasi ja Dresdeni pommitamine liitlaste poolt või rahvi poole pealt oli täiesti tegelikult ebavajalik, see oli kättemaksu aktsioon. Väidetavalt see inimene kindral, kes seda tegi, eks ole, see oli ainus vist, keda Churchill ka ei õnnitlenud, isegi Churchillil hakkas piinlik, eks ole, nii et tegelikult militaarne vajadus selle järgi nagu puudus, eks ole, see oli siis väidetavalt selline kättemaksu aktsioon, eks ole, muidugi Londoni pomitamise pärast, mis omakorda oli ka siis võib-olla nagu ebavajalik, et sakslased. Samas kui me võtame Hiroshima või Nagasaki pommitamise, ehk siis tuumapommiga, siis seal oli ju kalkulatsioon taga ikkagi, et kui pikaks see sõda venib. Täpselt, ja see oli sõdurite nagu elude säästmine. No seal oli see, et ameeriklased hindasid, et neil saare riigi vallutamine läheks meeletute ohvritega ja nii-öelda kahe halva vahel valides sõda kiiremini lõpetada tuumapommi heites oli parem variant, kui kulutada võib-olla mitu aastat selleks, et üritada jalaväega Jaapani saari vallutada, mis oleks olnud väga raske võib-olla siin ongi, sa ütlesid selle vastuse välja, et võib-olla miks ka nüüd nii väga hullust ei pommitata, kaasa arvatud venelased, et see nagu eskaleerib ja see tekitab ikkagi selle T-tähega sõna, mida siis isegi Trump siis ütles, et sul see tuumasõja nagu ohu, et ühel hetkel, kui sa ütle, mis seal vahet on, eks ole, et kui sa nüüd teed seda, mis on see vaip pommitamist või mis õige militaar sõna nagu on, eks ole, kui sa teed sellist pommitamist, et mis seal enam vahe on, eks ole, siis ühel hetkel jõuab NATO ka sinna, nii et kas ma pean nüüd, eks ole, et vastama siis. Aga rääkides heidutusest veel, et minu jaoks on nagu suur küsimärk see, et praegu me räägime sellest, et sõjalisi kulutusi NATO riigid peaks tõstma siis senise 2% pealt 5 või isegi suuremate numbrite peale, eks ole, et see on nagu meeletu kasv. Samas nähes nagu Venemaa suutlikkust Ukrainas mõelda selle peale, et kas tõesti Venemaa tungiks kallale korraga siis USA-le, Kanadale, Suurbritanniale, Türgile, Prantsusmaale, Eestile, et see tundub nagu absurdne, et kui nagu NATO suudaks väljendada ühtsust ja kui oleks nagu selge, et Venemaa vastas on temast, ma ei tea, 10 kordi suurem jõud, nii majanduslikult kui sõjalised, siis ei oleks ju kogu seda meeletut võidurelvastamist vaja, et NATO on juba täna ju kokkuvõttes nagu ikka kordades võimsam kui Venemaa, et miks see siis nagu, miks sellest ei piisa siis? Aga hakkame sellest 5% pihta, see 5%, ma võin siin eksida, aga ma nüüd toetun Economisti väidetele, eks ole, kes ütles, et kõigepealt see 5 jaguneb 3,5 ja 1,5 ja 1,5 on puhas logistika, et täna oli juba uudis, et itaallased teevad siin nagu Sitsiilia peale silla, eks ole, selle raha, et militaarpõhjustel väga kangesti nagu vaja. Nüüd 3,5-st omakorda ainult 20% peab olema sellist hardware'i või selliseid lõhkevaid asju. Et näiteks Kreekas on ka ju kulutavad mingi 3-4% vahel, ma ei tea, mis see number täpselt oli, aga enamus raha läheb pensionitest, eks ole, sellest samast 3,5 võid rõõmsalt maksta 80% näiteks sõjaväeste pensioniteks, ainult 20% läheb sul sellise reaalsesse nagu militaartehnikasse. Nii et see 5% ei ole, aga kui ajalooliselt vaadata, siis need ajaloolised numbrid on tegelikult päris huvitavad, et kui siin nüüd on Maailmapangas on öelnud, et kusagil seal 60-ndates või teise maailmasõja lõpust, eks ole, et kogu globaalne, muidugi see sõjanduse eelarve, nüüd me läheme juba siia kaitsetööstusse, nagu natukene oli 6% ja see on tänaseks kukkunud kusagile, enne nüüd neid tänaseid sõdu kusagil 2% peale. Ajalooliselt me oleme olnud, eks ole, 3 korda tegelikult nagu kukkunud. Kusagilt 6 pealt 2 peale, nüüd on nagu see asi, et kui me siis krutime, et kui öelda, kas see on 5 on palju või vähe, eks ole, et me ei taasta üldse neid ajaloolisi isegi nagu tasemeid. Aga ikkagi, et kas siis, et miks NATO tunneb ennast praegu nii ebakindlalt, et nad juba täna võiks, meie siis NATO liikmena võiks tunda ennast kindlalt, kuna me oleme nii palju suuremad ja me nii palju rohkem, et miks me peaks Venemaad kartma? Ja see on selline live tee praegu. Meelega ma meelitasin teid siia live tee. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult me oleme täna sõjas. Me oleme täna poole valinud ja tahtmata ükskõik, mida me räägime siin, me oleme ühte teistpidi täna sõjas. Me ei ole täna, lahingud ei käi meie piiridel ja me ei ole selles mõttes nagu otseselt relvajõudude rünnakute all, küll aga kõiges muus valdkonnas. Majandussõjas, infosõjas,
ja on selge, et tegelikult Venemaa teeb kõik selleks, et meid, ma mõtlen siis NATO-t laiemas mõistes, tegelikult omavahel tülli ajada ja lõhkuda, eks ole. Ja see on tema huvides, mida rohkem me oleme killustanud, mida rohkem me tegelikult üksteise vastu mängime, seda rohkem on Venemaal jällegi mängumaad. Ja see ongi nende teiste domeenide võimalus tegelikult. Sa pigistad majandusega, eks ole, ei anna gaasi, ei anna odavat kütust, eks ole, sa toorainega mängid seal, teed veel mingid asju, eks ole, majanduse poole pealt diplomaatias ajad tülli, eks ole, ajad rahvuslikul pinnale asjad, usu pinnale, mille pinnale iganes tahad, eks ole. Ja flirdid Hiinaga, eks ole. Ja flirdid Hiinaga ja kõige muuga. Ja tulemus ongi see, et tegelikult ei ole ühtsust lõpuks selles koalitsioonis, milles ühtsus peaks olema. Ega veel kord, et kui me tuleme ütleme, et reaalsete lõhkevate objektide juurde, mida on ka vaja, et mitte neid ilusaid, eks ole, nagu öeldakse, ilusaid sõnu ja nii edasi, need samad P2 pommitajad, eks ole, et jällegi, et ma kuulsin seda CNN-ist, eks ole, ma 100% pealt panti ei pane, aga USA-l on neid P2-sid ainult 19 tükki. Need on ehitatud 30 aastat tagasi. Et need sama, palju nad sinna saatsid, ma ei mäleta, mis oli 7 või 8 või 10, eks ole, osad läksid sinna Guami poole, keerasid ära, eks ole, osad sõitsid siis sinna poole, aga need suuri P2-sid ka, need oli viimane 30 aastat nagu tehtud. Ja vaadata, see tähendab, et kui venelastele öeldakse, et kõik naeravad, et venelaste need kaupomid, mis oli 50-ndatest, 60-ndatest, ega USA omad väga palju uuemad ei ole, nad ei ole ka sellel sajandil tegelikult ilmselt ühtegi seda teha ja need P-52 on neil ka ju veel relvastuses, eks ole, need on üldse veel mingi 4 propelleriga oli vist, eks ole, 4 mootoriga, 4 propelleriga, turbopropid, eks ole, väga veider. 30 aastat tagasi sõjapiltu täiesti muutus selles mõttes, et oligi ju see sama periood, mis ma enne siin natuke rääkisin. Oli see, kus otsiti ja hakati mõtlema, milline see järgmine konflikt on ja siis me sattusimegi ju nendesse nii-öelda hoopis irregulaarsetesse konfliktidesse. Tuli sõjad terrorismiga, tulid mingisugused lokaalsed hõimusõjad, kõik need asjad, eks ole. Ja ega see, mis me Iraagis ja Afganistanis oleme olnud, see on meid sõjalises mõttes ära ikkanud. Me läksime sinna ikkagi teadmisega, et me läheme umbes sõdima. Tuli välja, et sõjast oli asi kaugel, tuli hoopis päitsilitada, tuli see kuulus väljend hearts and minds, eks ole, sa pidid hoopis tähendab kuidagi koostööd tegema kõike seda, mida tavaline sõdur ei olnud kunagi õppinudki. Ja seda tuli õppida kõike. Algul tehti palju vigu, hiljem saadi sellega hakkama, aga nüüd on jälle vastupidi pilt, et nüüd on täna seis selline, et see jälle pidurdab meie selliseid, ütleme, tavasõja oskusi. Need võtted, mida me oleme õppinud, siis kasutama nüüd nendes mitte konventsionaalsest konfliktis. See on see hea näide, et Pete Hexet ju sõdis suhtekorraldajana nii palju, kui mina aru saan. Oligi see Hearts of Mind, aga me peame ikka need Riho. Sõna on relv, sõna on relv, eks ole, täpselt, eks ole. Plahvatab, eks ole, niimoodi ajus sul. Aga me peame ikka need Riho, need sõjamehe lood ka ära kuulama, et kurjad keeled ikka rääkisid meil enne seda, et sa oled 2 korda helikopteriga alla kukkunud, 1 kord ma saan aru vist Tšehhis, aga teine kord ikka päris seal Afganistanis siis või? No, jah, kronoloogiliselt siis esimene kord ikka Afganistanis ja seal lendasime USA merejalaväekopteriga, mis pritsis seda määret niimoodi, et iga kord, kui sa kopterist välja tulid, siis olid nagu Tavoti tuuker nägid välja. Tavott on tagasi. Ja siis muidugi meeskond alati lohutas sellega, et kui seni kuni pritsib, seni on kõik korras. Järelikult on kõik hästi. Ja oligi, et üksus nimi oli Agli Darling, nad kutsusid ennast. Ja siis ükskord enam ei pritsinud ühel hetkel ja siis sadasimegi kusagil Amiri ja selle Helmandi baasi Camp Bastioni vahel mingisugune alla ja istusime seal mõned tunnid siis kõrbes, ootasime siis järgmist kopterit, kes tuli. See helikopteriga alla kukkumine, et kas see oli selline nagu sulg lendleb tasapisi või nagu kivi kukub? Ei, ta ei, üks kopter ei kuku üldiselt nagu kivi, kui tal vähegi kõik osad küljes veel on, et ta kukub kivina siis, kui tal tiivikut enam ei ole, aga see mõttes, et piloot ongi õpetatud tegelikult selliseid nii-öelda, kas ma ütlen siis hädamaandumisi tegema või tähendab sellises olukorras, kus
nii et ta püüab seda käivitiga seda rootorit veel nii palju juhtida ja hoida, et see maandumine oleks siis võimalikult pehme. No ta ei ole pehme loomulikult ikkagi. Purutad kopsud ja maksad ja kõik ära seal, kui alla tuled, aga pigem oli see ähm ja see üllatus oli nagu suurem. Kuigi jah, meid hoiatid ette, et me nüüd kukume. Ja siis kui sa seal tolmupilvest siis kopterist välja roomad ja vaatad, siis mis ma nüüd tegema pean, et kuhu ringkaitsesse minema, sest ringkaitset tuli võtta. Siis esimene kord oli üsna siuke kerge paanika, aga teisel korral juba oli teada, mis nüüd juhtub, et seal kütusevoolid külmus ära ja mingi 1,5 kilomeetri peale, aga häda oli selles, et me olime siis metsase maastiku kohal Tšehhis, kus siis ei olnud nagu kuhugi kukkuda väga. Ja siis kuidagi ta venitas selle, ma ütlen, piloot jälle venitas selle rootori käivitamisega ikkagi kuidagi põlluni välja ja siis me kukkusime sinna põllu peale, õnneks seal oli selline hästi parine ja pehme. Kopter oli selline hästi määrdunud ja poolest saadik oli siis seal pori sees, kui me välja tulime sealt, aga kõik jäid terveks ja kõik läks hästi, nii et mul on selles mõttes mõlemad kopteri õnnetused olnud väga, väga õnnelikud. Ja üldse ma tegelikult kopteripilootidele annan alati au täiega, selles mõttes ma olen näinud, mida nad suudavad teha ja kuidas lennata ja mis asju Afganistanis oli ikka täitsa, mõnikord oli täitsa hämmastav ja ma ei suutnudki aru saada, kuidas nad seda teevad kõik. Sa olid päris missiooni seal väga olid. Et kuidas nad seal tule all lendavad ja maanduvad ja kuidas nad pimedas ikkagi küla vahel lendavad võimalikult madalal, et mitte siis saada sihtmärkideks, siis ongi kohad, sa tunned, et seal need hüttide vahel lendavad täitsa ja sa näed ainult neid tulesid, kui sa siis näed sinna kokpitiga ja kuidagi nad seal manööverdavad, nii et see on ikka täiesti omaette. Ja ma kuulajate rahustusest ka ütlen, eks ole, et Riho on täiesti tervene ja ühtegi metalli osa ma ei tuvastanud ta küljes, eks. Aga kopteritest kuidagi loomuldasa läheb mõte kohe droonide juurde, et kas põhimõtteliselt nagu tulevikusõjas näemegi siis põhiliselt või ainult mehitamata sõidukeid, et piloote kui selliseid piloodid siis istuvad kusagil soojas toas ja hoiavad seda joysticki käes ja ei peagi ise. Laaneotsa tankipataljoni ei tule. Ja et kas see tähendab nagu seda, et see asi liigub sinna poole, et nagu need lendavad sõjamasinad on kõik mehitamata tulevikus? Miks lendavad? Miks me ei räägi maad mööda sõitvaid? Et ma usun, et see droonide võidukäik seda on tagasi ei pööra, päris kindlasti, et droonid jäävad, aga nüüd küsimus on selles, et kas nende olulisus saab olema jätkuvalt sama suur, nagu ta on täna näiteks, eks ole, et kus tundub, et ilma, et droonid teevadki kõike. Mina olen vana jalaväelane ja selles mõttes ma olen seda usku, et tegelikult kui sõdurisaabas nagu maapinda ei puuduta, siis sealt seda maapind pole võetud. Kusjuures Putini ütles midagi taolist. Sama kooli mehed. Aga põhimõtteliselt, me oleme näinud seda erinevates konfliktides ju, kui me võtame selle sama Kosovo konflikti, mis kunagi oli, eks ole, 90 alguses, siis oli ju samamoodi, et ju arvati, et pommitatakse ära teatud objektid ja peale seda on konflikt läbi, eks ole, ei olnud. Tuli ikkagi sõdur, tuli maastikule saata ja alles siis sai konflikt läbi. Ja kõigis sõdades on see niimoodi, et lõpuks ikkagi inimene peab seal koha peal olema, et päris drooniga ma neid asju ei tee. Aga droon on kindlasti asi, mida tuleb väga tõsiselt võtta ja minu meelest meie probleem on see, et me oleme ikkagi kõvasti aja maha maganud. Ongi see, mis viimase 3-4 aastaga toimunud on see innovatsioon, see on tavaliselt 10-15 aastane tsükkel. Et need ettevõtted, mida me näeme Smart Capis, ma arvan, et pooled ei ole drooni ettevõtted, lihtsalt kõik, kes tegelevad autonoomsusega, kõik kuni sensoriteni välja või isegi julgelt üle poole. Aga mõned lõpuks, mis eesmärk on, paljud ettevõtjad on ise ka öelnud, kes selles sektoris sees on pikalt olnud, et see järgmine just sellised, kes on samamoodi kaitsevaldkonna taustaga, mitte lihtsalt ei ole mingid tehnoloogia-ettevõtted, kes on üritanud hakata uusi asju tegema, aga räägivad, et see järgmine kõige suurem oht ongi, et mitte mingisugune tuumalöök, vaid sa võtadki 5000, 10 000, 50 000 või 100 000 drooni, swarmiga lihtsalt autonoomselt tulevad, teevad su selle ühe löögi ära. Täna, mis need võimekused on, et ühe kaupa nopid neid droone maha seal,
noh, on ka teisi variante ka lõpuks tekkinud, aga sul ei ole efektiivset varianti, sa saad neid tuvastada, aga rohkem sa midagi teha ei saa. Aga mingid laserid ei tule või noh, sa oled ka, et noh, mina nagu mõtlen, et vaata alati, kui sul tekib mingi tehnoloogia, sul tekib see vastutehnoloogia, et õhus olla on vist ikka päris tore. No see ongi see sama stabiliseerumine, millest ma enne rääkisin, et tegelikult leitakse alati üsna kiiresti ka vastumeede, lõpuks leitakse mingi päris tõhus vastumeede ja need asjad stabiliseeruvadki, et droon jääb kindlasti, aga need vastumeetmed loomulikult ka jäävad. Et mis on nagu huvitav just selles on see, et 2011, kui ma tulin erioperatsioonide väejuhatuse ülemaks, siis me rääkisime sellest, et me peaksime kasutama droonipilve. Ehk siis ründedroonipilve selle asemel, et nii-öelda üksikuid rakette lasta, sest vastasel on võimekas üks rakett all lasta. Et aga kui me kasutame nagu droonipilve, eks ole, siis isegi kui ta midagi alla laseb, siis ülejäänud tabavad ikka sihtmärk. Ja siis vaadata meile otsa umbes niimoodi, et kuulge mehed, mida te räägite? Ja sinna see asi jäi. Aga täna on see reaalsus. Ja Kristjan, et vaata, sa rääkisid ka midagi, et kui me eelmine kord kohtusime, et seal ikkagi Ukrainas käib see innovatsioon nii kiiresti, et paned 3D printerisse sisse ja sul on uued jupid, eks ole, noh, see ei ole enam küsimus, ei ole, noh, me räägi mingitest, ma ei tea, eks ole, et enam nagu kuudest, nädalatest ja isegi mitte päevadest, me räägime tundidest, eks ole. No see pingid, eks ole, koha peal, eks ole, mingi jupi külge. Seal on vajaduspõhine, kõik asjad lähevad käiku, kõike parandatakse. Täna on droon nii palju arenenud, et pigem on küsimus selles, et kuidas sa drooniga sidet pidada. Sest see on kõige nõrgem koht, eks ole, et side ei ole väga palju kaasa arenenud samal ajal ja seetõttu ongi, meil on need kaabli otsast droonid täna, eks ole, teevad ilma nüüd seal, sest seni ei ole veel leiutatud sellist vastase jaoks mitte kättesaadavat sidevõimalust. Noh, pluss need sämmerid on teistmoodi jälle ohtlikud, sa ei saa oma kallile tehnikale sämmerit juurde panna, see keerab sul tehnika ka tuksi. Nojah, aga noh, lähemegi siit siis natukene sellisesse kaitsetööstuse investeerimismaailma edasi, et kui ma ise ka siin saateks valmistusin ja vaatasin, et mis need selle tööstuse marginaalid on, siis mul läksid silmad suureks, eks ole. Minu arusaam alati oli see, et sõjatööstused, best business siis, eks ole, et military business ja midagi taolist ja siis vaatad, et tavaliselt tootmise marginaalid, eks ole, et operating margin on seal mingi 5%, eks ole, mida, eks ole, et appi, eks ole, et see on kõik ajalotaak, see on kõik tulevad sellest, et sul on cost plus mudelid on, et sul on kindel, see on nagu reguleeritud äri, täpselt nagu energia müük või võrguäri. Aga mis nad teevad muidugi on see, et väga paljud asjad ongi peidus sul täitsa muude ridadel. Et on ikka kasumlik või kus on kasumlik? No ma arvan, et kasumlikkus väljendubki selles, et ta on lihtsalt nii stiki, sul on nii pikaaegsed lepingud, sa kogu aeg teed oma R&D-d järgmiste asjade jaoks. Aga ma arvan, me näeme neid uusi tulid hoopis teistest valdkondadest, mitte otsest valdkondadest, aga uutest tehnoloogiatest ja lahendustest, kus lõpuks on need kasumid sellised, nagu tavaliselt oodatakse. Aga jah, see ei ole nagu selline valdkond kunagi, ma arvan, et kui siin mingi ajaperiood võtta ajalooline, siis väga vähe investorid on, kes üldse mingit mõistlikku tootlust on kaitsevaldkonnast. Nojah, et kui kuidagi loogiliselt mõelda, et sul on füüsilised asjad ja füüsiliste asjade tegemine on raske, isegi Elon Musk ütleb, et tootmine on tegelikult nagu väga keeruline ja tootmises on sul kuidagi piiratud marginaal. Sa võid nagu head marginaali nagu teenida, aga siis tavaliselt sa keerad mingi käki kokku ja selle see sööb ära või sul tekib mingi probleem või midagi taolist, et siis teisel poolel on nagu Palantir, eks ole. Ma nüüd Palantiri vaatan, siis Palantiri aktsionärid on küll, eks ole, kodanik Tiil on ikka vist päris õnnelik, eks ole, mulle tundub või. Ma ei tea, kuidas te Sensus 6 olete, eks õnnelikud, aga et kui sa vaatad, et kuidas sa näed seda, et on sealt lootust ikka nendest füüsilistest asjadest raha ka teenida või te peate ka Eesti riigi raha kusagile panema, et kuhu te siis panete? Kui listitud asju vaadata, seal on nagu väga selge trend ongi, et kui vaadata, mis alates 2022 aastat toimunud on, siis see selgitabki. Kõik vaatavad, loevad need uudiseid, et sul on kaitsekulutuste tõus, igal pool on kuumad konfliktid. Aga nagu reaalsus on see, et inimesed unustavad ära, et näiteks võtad Euroopa, sul on 30 pluss unikaalset müüki, iga ühega sa pead eraldi lepingut sõlmima, sul ei ole mingit koostööd, põhimõtteliselt nagu one-off müügid. Aga siis loomulikult sul on see spekter, kus sa müüdki mingi platvormi lahendusi, et mis toimunud ongi, see on hästi riistvarapõhine alati olnud kaitsetööstus. Nüüd on lõpuks tarkvara layer hakanud sinna tekkima ja siis kogu see kompleksus, mis on muidu riistvara poolel on üritatud siis liigutada tarkvara poolele ja siis sa saad nagu integreerida erinevate üksuste, erinevate lahendustega. Ja ma arvan, et kes neid asju õigesti teevad, siis seal on ka investoritel lootus ja mitte lihtsalt investoritel, ma arvan, et see on nagu kogu valdkond arendav.
konkreetsete ettevõtete osas ma ei tea, ma ei tahaks midagi välja tuua. Ma ikkagi natukene tead siin rikun kõigi tuju, et vaatasin üle, et ma loodan, et äkki ma nagu eksisin, aga kui ma ei eksin, siis on nagu kuri lugu, et Rheinmetall on 5 aastaga üles läinud, mis te arvate, mul on see kirjas ka siin 2130%, eks ole, see on eelmise nädala paari päeva vanune nagu data, palju on Nvidia üles läinud, eks ole, sama perioodi jooksul, umbes suurusjärk oli hea, ma ütlen ette 1500, Palantir on ka listitud umbes 5 aastat tagasi, umbes Nvidia nagu suurusjärk. Aga Rheinmetall, teised ei ole nii hullusti, siin Thales ja RTX ja General Dynamics ja seal on neid mergereid ka muidugi olnud, aga Rheinmetall muidugi paneb kukalt kratsima. Rheinmetall see aasta on üles läinud 177%. Neil on Monstrum Pipeline seal ka midagi ei olnud, eks ole, ega nad midagi vist ei teinud, eks ole, et oli selline Pipeline on silmapaistev neil, et see on ka üks põhjus. See on üks pool, aga teine pool on kindlasti see ja nüüd vabandan, kui ma siin kellelegi natukene võib-olla liiga teen, aga poliitikutest, aga see mõttes, et poliitikute arusaamine sellisest ütleme sõjalise võimekuse tõstmisest ongi see, et see, mida nad saavad näidata tegelikult. Ma saan paraadil näidata suurt rauakolakat, see on asi, mida rahvas näeb ja on selge, et see raha on pandud õigesse kohta, eks ole. Ja seetõttu ongi, et riistvara tootvad ettevõtted on selles suhtes palju efektiivsemad kui need, kes tegelevad võib-olla tarkvara poolega. Selles mõttes, et kui sa räägid mingisugusest tarkvarast, mis aitab võib-olla analüüsile teha või aitab mingit asja lahendada või midagi leida, siis see on selline udune teema, mida esiteks paljud ei jaga. Ja teine asi on see, et seda ju rahvale ei müü lõppkokkuvõttes. Müüd ikkagi seda sama tanki või soomukit või suurtükki või mida iganes, mida sa näidad saad. Aga see on selline pikem diskussioon. See natukene haakub sellega, kui räägitakse kultuurist ja kellust, eks ole, et nagu uut ooperimaja või midagi sarnast on lihtne demonstreerida või muuseumit, aga katsu sa mingisugust uut nii-öelda sisu niimoodi müüa, öelda, et meil nüüd vana maja küll, aga tuli väga hea tasemega tükk välja, et see kuidagi ei kõla üldse nii uhkelt kui uus maja, eks ole. Aga hakkame siis ikkagi kruttima, eks ole, siin, et kuhu siis ikkagi riik raha nagu paneb või teil on seal mingi 100 miljonit ees ja kuhu siis läheb ja et see on selline suurem diskussioon tegelikult, et palju siis militaar tegelikult tehnoloogia kandub nagu erasektorisse. 2 kõige kuulsamad näidet on muidugi internet ja tuumatehnoloogia. Nailonsukad ka. Mis asi? Nailonsukad. Okei, need on ka muidugi igati tänuväärsed asjad, aga siis see tuuma on muidugi selline huvitavam küsimus. Thiel ka väitis viimati, et kuna hipid võitsid, eks ole, siis see on see, miks tuuma ei ole edasi arenenud, eks ole, või võib-olla teistpidi võiks öelda, et see inimesed just militaartehnoloogia pärast ei tahtnud seda tavatuumatehnoloogiat nagu arendada, aga kuhu siis, mis sa nagu vaatad, et mis on sellised kõige perspektiivikamad kohad, ja kus siis kõik inimesed kasu saavad, võib-olla lihtsalt 2 lausega, et mis see mandaat üldse endast kujutab, et 100 miljonit, sellest tehakse nii otseinvesteeringuid kui ka kaitsevaldkonna fondidesse investeeringuid. Kindlalt peab olema mingisugune Eesti ängel, Eesti kaitsetööstus arenema, Eesti kaitseväe vajadused saavad täidetud mingil määral, mis nüüd täna ei ole täidetud. Aga muidu loomulikult me saame teha 2 kasutusega asju ja 1 kasutusega asju, aga mis teeb eriliseks selle fondi on see, et meil ei ole sellist piirangut, et ei tohiks investeerida surmavatesse tehnoloogiatesse. Väga palju fonde selliseid pole, aga muidugi, mis samal ajal problemaatiline on, me ei saa ühtegi investeeringut ja üksi. Me peab alati olema kaasinvestor, 3. sõltumatu osapool ja see natukene määrab ka see, missugused investeeringud me teha saame. Aga ma saan öelda, et pigem me vaatame täna mitte ainult küll, aga peamiselt 1 kasutusega asju. Siin on täiesti seinast seina, nagu enne ütlesin, et see pipeline näebki nii välja, et fond lansseeriti jaanuaris. Meil oli ainuüksi tol hetkel circa 300 ettevõtted juba pipeline'is, kellega olime suhelnud, kes meie poole oli pöördunud. Lõviosa sealt Baltikum, tänaseks on tulnud igalt poolt mujalt juurde need ettevõtteid ja ongi 50+% julgelt on ikkagi autonoomsed süsteemid, väga palju droonide poole kaldu. Aga iga sellise investeeringu puhul on nagu hästi keeruline, üldse kaitsevaldkond on meeletult kompleksne, mitte ükski teine valdkond, kuhu investeerida ei ole nii kompleksne, seal on nii palju leiereid lihtsalt. Alates sellest, et sul on sisuliselt ainult üks klient. Vahet pole, kas see on sul mingi Läti
kaitsevägi, see on sul Hispaania kaitsevägi või Eesti kaitsevägi, sisuliselt võib öelda, sul on igal pool üks klient. Ja siis teiselt poolt see ka, et kogu see ahel on nii pikk ja nii kompleksne kõik need tehnoloogiad, mis seal on, et seal ei olegi sellist varianti, et nüüd sul on üks mingi maailma muutev asi, sa jooksed PA-s sinna. Aga kas siin seda killustumise ohtu ei ole, et sa ütlesid ka, et 300 ettevõtet ja nii edasi, et see kui seda nagu hakata nüüd killustama niimoodi, et arvestades seda, kui kallis on uute toodete väljatöötamine, et äkki peaks kuidagi moodi proovima fookust kitsamaks ajada, et droonid või midagi muud, aga kui nagu kõike proovida, siis ma arvan, et see 100 miljonit sellest ka ei jätku. Ei, meie strateegia kindlasti ei ole see, et me kõike proovima lähme, see on meil nagu selgelt ikkagi fookus ja meil on selleks fondis ka nagu expert advisory board, kus ongi kaitseväe inimesed, kõikist keegi, et me ikkagi kindlasti valideerime kõiki asju ekspertidega. Aga mis see fookus on siis, kui nagu laiem aspektit vaadata, et mis see Eesti kaitsetööstuse selline unikaalne nišš maailmas võiks olla? Sellele ma ei vasta, sest mina küll, minul on ettepanek, eks. Jaa, ma kuuleks selle ära. Ei, mul just hommikul oli siin nagu arutelu, et leedukad viimase ajal väidavad, et neil jääb kõvasti paremini kui Eestis, eks ole. Ja siis meie vastuargument on see, et tehke need odavaid, eks ole, et tootmistöid seal Leedus, eks ole, me teeme seda inseneritööd või kallist või teenustööd ja siin on paremad palgad ja rohkem jõukust, nii et see on küll vastus, et me mõtleme välja ja leedukad toodavad, eks ole. Mul on hea ettepanek, eks. Aga miks sa ei taha vastata sellele küsimusele? Seal oli ühest vastust anda, sellepärast, et olukord on ju ka selline, et iga riigi kaitsevägi jällegi eelistab ka kohalik ettevõtteid niivõrd kuivõrd. Nagu ikkagi näiteks isegi olukorrad, kus sul on mingisugune rahvusvaheline ettevõte ja ta tahab investeerida kuskile, ma ei tea, Lääne-Euroopas, mõtleb, tuleb Ida-Euroopasse mingisuguse üksusega ja siis tekivad ikkagi need küsimused või mõttekäigud, et mis siis, kui lõpuks on olukord, kus sa pead valima, kust kohast sa lõpuks tarnida saad, kui sul vajadus on ja kuhu sa selle IP annad. Võib-olla, ma ei tea, Prantsusmaa otsustab, et Saksa ettevõttele me ei müü või me ei taha nagu IP-d sinna Saksamaale jätta mingil väga konkreetsel tehnoloogilisel lahendusel. Seal on kõik nii palju tootmise ja tarkvara aspektist väljuvaid aspekte, millega sa pead arvestama, aga nagu kindlalt meie peamine eesmärk on ikkagi, nagu ma olen öelnud, et Eesti kaitsetööstust arendades võib olla nii, et see ettevõte ei pea olema üldse Eestis, kui me investeerime. Ja, siin ma tahaks edasi küsida, et võib-olla see on halb analoog, võib-olla hea analoog, aga mul siin tuttavad räägivad, et need esimesed targakodu lahendused, eks ole, kuna seal seda update'i ei tule või IP-d või eks ole, et uuendus peale ei tulegi, et ongi nagu kutud, eks ole, et ei töötagi, et pead nagu välja lükkama, eks ole, et selles mõttes, et kas keegi on juba kokku puutunud, eks ole, et ongi nagu niimoodi või nagu ameeriklased ütlevad, et mina saan aru, et need F-35-l on ka vist -10% nad müüvad ju eurooplastele, eks ole, oli mingi väide, et ma ei tea, mida nad sealt täpselt maha võtavad, aga mingid asjad nad võtavad ju funktsionaalsusest maha, uuest F-47-st ka, eks ole, et võetakse juba see, mis on müüdud Euroopasse, see on nagu kehvem versioon, et sellest, mis on USAs kätte saadav, eks ole, nii et. Ja kui sul tarkvara ka ei tööta, et kui me läheme nii tarkvara põhiseks, eks ole, ja keegi ei uuenda, ütleb, et Windows sõidab, pane selle oma 10-ga seal edasi. See ongi küsimus, et kas sa nagu investeerid ettevõttesse, mis toodab droone või ta teeb mingit tarkvara platvormi, mille sa saad ühildada iga drooniga või sul ongi riiulidest droone, sa pead mõtlema iga aasta, kes seda uuendust teeb, kas sa käidki kaabliga iga drooni juures. See on nagu nii palju, aga selgelt autonoomsus. See on navigatsioonisüsteemi uuendus. Mida vaatavad kõik investorid, mitte ainult meie. Kõik autonoomsed süsteemid. Aga kuidas seal lahendatakse või seal ei ole lahendust või kuidas siis on, eks ole, et F-35 saadab ka USA, saadab tarkvara peale või mis ta teeb siis? Sellistel suurtel süsteemidel on ikkagi elutsükli lepingud, teenuslepingud, kõik asjad, need on lihtsalt nii kallid, et sul tulebki iga aasta brigaad, kes need asjad üle vaatab. Jooksis kokku, ei saa startida. Aga need on reaalsed probleemid, jah. No aga nende tarkvara kesksete süsteemide probleem on ka see, et tegelikult on võimalik ju distantsilt, nagu ma ei tea, Tesla autodega väidetavalt on võimalik ju, kui Elon Musk soovita, võib nagu kogu maailma Teslat seisma panna, eks ole, või siis vastupidi hulluks sajad, et need hakkaks jalakäijad alla ajama või mis tahes stsenaariumid siin kellegi aju välja mõtleb, aga põhimõtteliselt see oht on ju olemas, et tegelikult see tarkvara
ega me ka ei tea, kui meil on siin Windows või mingisugune Apple'i tarkvara, et mis nad, kui nad väga tahaks, mis nad saaks teha sellega, eks ole. Et samamoodi GPS ja Google ja kõik need asjad on võimalik nii-öelda kinni keerata. Ja kui mingid süsteemid töötavad nendel platvormidel, siis nad on haavatavad. Aga kas lootust ikkagi sellisele Euroopa nende platvormidele, see on ju täiesti jabur, eks ole, et väidetavalt ka, et meil on 30 erinevat tanki või eks ole, et nüüd muidugi nende hävitajate osas on midagi, aga seda ka rootslastel on ikkagi oma, eks ole, see on Eurofighter, eks ole, siis on inglastel on vist veel oma, eks ole, et mingi. No sellised nagu kesksed juhtimissüsteemid on loomulikult üks fookusi samamoodi, mida sa näed väga palju. Tsiviilis ju Airbus siiski on näide mingist üle-euroopalisest koostööst, kus on suudetud korralik toode teha ja konkurentsivõimeline toode on nagu täitsa olemas, eks ole, kui... No, kui samm tagasi võtta, kogu see kaitsetööstus ajaloolist on nüüd nii, et on prime'id ja siis on nii-öelda tarnijad prime'idele. Ongi prime'idel on lõviosa alati, teised lihtsalt on olnud nii-öelda supplierid. Ja seda ega väga väike tõenäosus, selline asi üldse kunagi muutub, lihtsalt muutuvad vahekorrad ja vahekorrad tulevad uued prime'id, mini-prime'id. See on näiteks investori seisukohast ka, et kui riik, kui sul on riigi poolt valitud fond, on võib-olla natuke teistsugused põhimõtted, aga ma ütlesin, et me ei saa üksinda investeerida. Kui sa võtad sellise investeerimisfondi, kus ongi erainvestorid, kes ootavad turutingimustel tootlust, nemad vaatavad ka selgelt, et investeerime kaitsevaldkonda, mis meie exiti võimalused on. See on see koht, kus sa teenid selle tootluse. Kõik arvavad, nad müüvad prime'ile. Loomulikult, aga prime'id ei maksa venture capital valuation'eid või siis sa teed IPO, selleks et IPO teha, sa pead olema mini-prime ja sul ongi see ring täis. Ja see valideerib jälle. Aga kas kaitsetööstusega ei võiks minna samamoodi nagu hakkab minema või juba on läinud kosmosetööstusega, et ajalooliselt eks olid NASA ja siis Roskosmos või Nõukogude Liidu kosmoseagentuur, mis kogu süsteemi hoidsid. Ja nüüd me näeme, eks ole, kas või seda sama Muski SpaceXit ja teisi algatusi, et tegelikult on võimalik saata erasatelliite üles, on võimalik eraisikutel kosmosesse lennata ja nii edasi, et kas sõjatööstuses ei võiks nagu see asi liikuda sinnapoole, et hakkavad tekkima sellised nagu väikesed, et selle asemel, et nii-öelda, et on NASA või siis mingisugune sõjavägi, kes saadab hästi suur, kohmakas, tsentraliseeritud süsteem, kes on suuteline raketi üle saatma, tekib mingi eraalgatuslikud palju väiksemad süsteemid, mis on oluliselt efektiivsemad ja kus innovatsioon on kiirem. No ja näited ongi, ma arvan, Anduril, Palantir, nüüd Helsingi Euroopast. Nemad seda kõike teevad, neil on väga tugevad, ongi venture capital taustaga sari ettevõtjad, kes need ettevõtted ehitavad. Kõik, mis puudutab militaarvaldkonda, nad lihtsalt leiavad need õiged inimesed, sest neil kõigi selle investorite toega on selline usaldus ka, et maksku mis maksab, nad leiavad need õiged inimesed, leiavad need lahendused ära. Ja see Helsingi on Euroopas, ma arvan, üks parimaid näited praegu, mis nad on suutnud teha, et 8,5 miljonit tõstsid pre-seed faasis ja 3 või 4 kuud hiljem oli juba 100 miljonit round ja nad ei pidanud käima mööda akseleraatoreid ja kiirendeid või kuskil mingisuguseid sihtfinantseeringud otsima, et teha mingit ühte väikest arendust. Nad läksid kohe suurte projektidega tagallale. Aga krutime võib-olla natukene nagu minevikku ka, eks ole. Korra käisime tulevikus ja kui tulevikku nagu päris selgelt ei tea, siis öeldakse, et vaata minevikku, et vaataks, et milliseid militaarasju või muuseumeid ja selliseid asju külastada. Ma ei tea, et kes siin Rihas olid ilmselt käinud ja mina ei ole väga käinud, ma Suure müüri peal ka ei ole käinud, eks ole, mis on ilmselt väidetavalt kõige suurem, eks ole, militaarehitis. Mina olen Suure müüri peal käinud. Oli siis tore või? Päris minu kõige suurem elamus oli see, et see müür ise, see Pekingi lähedane lõik on väga tore, aga siis sinna oli ehitatud liumägi ehk et tegelikult need turistid, kes seal käisid, põhiliselt hiinlased tundsid kõige see müüriks, eks ole, aga kõige funnim osa oli see, et sa said sellist plekist nagu laste mänguväljakutel on need torud, eks ole. Aga kummale poole see oli? No see oli Pekingi poole ja sealt oli võimalik lihtsalt mingisuguse kelguga oli plekist renni mööda võimalik ja see oli kõige suurem atraktsioon selle suure müüri juures, et see oli nagu päris huvitav kombinatsioon, et kuidas on võimalik nagu teha sellest ajaloolisest suurobjektist nagu selline lõbustuspark põhimõtteliselt.
et väga tore muuseum. No see on ju väga levinud võte igal pool, et kui me käime suurtel sõjamessidel või no ütleme sellistel, kus rahvast lastakse juurde just enne kõike, siis igal pool on mingid atraktsioone selliseid, mis just ongi selleks, et tihti jääbki inimestele meelde, mitte see, et see oli mingid uued tehnikavidinad ja ägedad asjad, vaid just see, et ma sain liumäest alla lasta või ma sain seal karusselliga sõita või mingid sellised asjad. Ja see on hästi levinud maailmas. Ma kunagi Saksamaal Langevrite koolis olin, siis korraldati iga suvi, korraldati seal kohalikele elanikele ikkagi selline suur üritus, mis oligi täpselt nii, et nad said erinevaid asju proovida ja igasuguseid toredaid asju teha seal selle eesmärgiga, et maksumaksja teaks, kuhu tema raha läheb tegelikult ikkagi. Ja seal oli raadler ja kõik muu lubatud, et mis käis augustikuu palav aeg, et käiski asja juurde. Ja rahvas oli väga rahul pärast, kui ära läks. Mingid probleemi on sellega, et lennukid lendavad küla kohal ja mehed hüppavad, mõni satud kellelegi õunaaeda või kuhu iganes. Ei olnud not in my backyard probleemi. Ja see on üks osa tegelikult sellest, kuidas seda nii-öelda rahuldavaks teha inimestele. Ma ise olin nüüd paar kuud tagasi olin Gdanskis, seal on see teise maailmasõja muuseum. Seal ei ole väga palju nagu tehnikat, aga see on hiljuti tehtud ja oli väga nagu impressive, et ma nüüd ei saaks öelda, et ma oleks nüüd ülisuur muuseumite fänn, aga seal oli tõesti, tihti nad sellised igava võitu, aga ekspositsioonid ja nad olid kuidagi suutnud selle tähelepanu ja väga hästi nagu teha seal see tasakaal nagu videote ja asjade ja eks ole, seal tanke või tehnikat väga palju ei olnud, aga see on kindlasti koht, kuhu võib nagu minna, et siin saab kusagil saab laevade peal käia, need on alati torevad, meil endal ka siin ju, me oleme siin kohe, see stuudio on tegelikult meil siin Meremuuseumi vastas ja Saksamaal on muidugi see Sinsheim ka, eks ole, kus nüüd ta on nagu üldine tehnikamuuseum, aga seal on pool Aafrika korpsist ka minu arvates on ikkagi päris palju seda militaartehnikat ja tegelikult on ikkagi nagu päris huvitav, et mõnes mõttes, et siin väike ajalootund on ka mitte väga kaugel Tallinnast, sest kui head ilmad tulevad, siis Lahemaa rahvuspargi merepiir läbi sõita, olete Sara allveelaeva sadamast siis, ja kõik, mis peale loksata, et näed ka, mis mitte väga palju aega tagasi ei ole olnud kinnine tsoon kunagi. Ma tuleks lõpetuseks veel ühe intrigeeriva konspiratiivteooria juurde ka, et arutaks teie kui teadjate inimestega. Et ma loen täna, siis kui me saadet salvestame, Äripäevast sellist uudist, et USA tehnoloogiaettevõtte Palantiiri aktsia langes reedel enam kui 5% pärast seda, kui president Trump ütles NATO tippkohtumisel, et Lähis-Ida konflikt on nüüdseks läbi. Ehk et siit tekib vägisi nagu selline seos, et kas Palantiiri ja teiste suurte kaitsetööstuse ettevõtete huvides on see, et need konfliktid ikka püsiks ja laieneks, et see on ju nagu nende äri, et kui maailmas saabuks igavene rahu, siis ei oleks ju sellel tööstusharul enam midagi teha. Et kuidas nagu seda dilemmat või vastuolu, kuidas te seda nagu näete? Ma ütleks alustuseks võib-olla lihtsalt selle, et ma arvasin nagu 2 vaadet, et üks on aktsionäri vaade, kes ootabki neid uudiseid täna -5% pealt, siis ilmselt mõni mees paneb juba panused peale, vaatab, et vahet poletegi, et see vahepeal 20x teinud on, aga täna on jälle ostukoht kellegi jaoks. Aga teine on see pikaajalisem vaade, et kui me räägime aktiivsetest sõdadest, konfliktidest, mis iganes kolletest kuskil, ajalugu näidanud, et Hanno tõi välja ka numbrid, et kui sul ei ole ühtegi konflikti, midagi oli loomulikult ka, aga külm sõda, siis olid kõige kõrgemad kaitsekulutused üldse või siis oli kogu see innovatsioon hoopis teistel tasemetel. Et ma arvan, et kaitseettevõtete jaoks, kas loomulikult täna on selline olukord, kus backlog on pikk, pipeline'id on tugevad, sest on lihtsalt teada, et siin üks asi on varude taastamine, mingite asjade soetamine uude tehnoloogiasse, ilmselt läheb täna 1% kogu sellest nagu summa summarumist, mis üldse kaitsekulutused on, mitte sellest 5%, et reaalselt kogu absoluutsummast. Ja see ongi lihtsalt nende suurte lepingute täitmine tõenäoliselt ja käibki nagu varude taastamine ja asjade ostmine. Eks see suur argument loomulikult on see, et kas siis parem relvastus sünnitab neid konflikte või see relvatööstus paratamatult, eks ole, tahetakse proovida või midagi, on öeldud ka, et mõned need proxy war'id või kui siin oli, eks ole, et Ameerika
ütleme siin Vietnam või kas või näitena tuua, eks ole, arvatakse Ameerika ja Nõukogude Liidu relvastuse vahel väidetavalt, et midagi nagu proovida või teistpidi, eks ole, konfliktid, eks ole, et nõuavad seda relvatööstust, et eks nad on kuigivõrd on seotud, aga minu nägemus küll ei ole, et või veel üks näide tuua, et siin sellest Reagani tähesõdadest, et väidetavalt see siis ikkagi hirmutas, eks ole, et saatis Nõukogude Liidu põlvili, et nüüd on ilmunud päris palju ikkagi neid käsitlusi ja öeldi, et ega midagi toota ei suudetud. Et see oli ikkagi väga selline, et kus me tagasi tuleme, et see oli retooriline võte. See oli puhas info, või mitte puhas, aga suuresti ikkagi propagandasõda, eks ole, et ega keegi täpselt ju ei teadnud, mida nad ameeriklased seal täpselt teevad ja see hirm oli lihtsalt nii suur, et see sundis, eks ole, võidurelvastumisele, mis nagu Nõukogude majanduse lõpuks käpuli ajas. Et koos langevate naftahindadega, eks ole, et see oli nagu see asjaolude kokkusattumine, aga ikka nagu põhimõtteliselt ilmselt me nagu siis saate alguses rääkisime, et rahu ei saabu maailma vähemalt lähtavas tulevikus, eks ole, et järelikult on sõja- või kaitsetööstust siis ikkagi vaja, aga nüüd ikkagi see, et kas see sõjalis-tööstuslik kompleks USA-s eelkõige, et kas nende huvides on hoida konflikte elus või mitte, et kas nende huvides on veenda Trumpi või mis tahes järgmist presidenti selles, et ta peaks veel nii-öelda lõkkele puhuma midagi uut või vana konflikti Lähis-Idas või võtma teemaks Põhja-Korea või mis iganes. Teeme tiiru ära, aga ma alustan nagu vastusega, et üks osa vastusest on see, et kust me alustasime, et ega need returnid nagu väga head ei ole, et kui nüüd öelda, et kaitsetööstus on ilgelt kasumlik äri, siis jah, mingil tasemel kusagil ta tõenäoliselt mingis vahenduses või aga ma arvan, et mitte tootja jaoks. Et see võib olla kellegi jaoks, eks ole, kes seda vahendab või edasi müüb, eks ole, kellel seda riski ei ole. See on ka ju näha nendest filmidest, et kui sa suudad, sul on mingi ligipääs nende relvadele ja nad suudad 20-30% kallimalt maha müüa, eks ole, see on võib-olla selline atraktiivne, aga see, kes neid toodab, et kas tema oma 5 või 10% marginaali pealt hirmus nagu rikkaks saab, ma nagu natukene kahtleks või vähemalt need andmed, mis minul on, ei luba seda toetada, kuna ma olen ise investor, siis ma olen ise ka vaadanud, et mina ei julge tegelikult kaitsetööstusse investeerida. Punkt 1, ma ei saa sellest piisavalt palju aru, aga see sama põhjus, eks ole, et kas sul on nagu selgus või mingi pikaajaline, et kui sa võtad mingi Amazoni või midagi taolist, kuidas inimesed rikkaks saavad või kui siit palju nagu return'i on, siis pigem võib-olla võiks tõesti panustada nagu Palantiiri peale, kuna sealt võib olla mingi overlap, eks ole, ka tsiviiltööstusse või mingi tsiviilkasutusse. Kui nüüd ma ütleks, et ma hakkaks mingi RTX-i või Rheinmetalli siin kokku ostma. Nii et sinu jutu lühike kokkuvõte see, et sõjatööstus või kaitsetööstus on nii halb äri, või ütleme piisavalt halb äri, et ei oleks seda konspiratsiooni mõtet arvata, et nende huvides on maailmas sõda õhutada. Kindlasti on nendel ettevõtetel on loomulikult huvid, et ei tasu nagu naiivne olla, aga nüüd öelda, et see on nüüd suur kandev asi, et me otsime konspiratsiooni, et nemad suudavad kõik konfliktid lõkkele puhuda, eks ole, kindlasti on nende huvi, et võib-olla need loomulikult, eks ole, et müüa, aga kas see väljub nüüd mingist sellisest normaalsest tegevusest? See on natuke sarnane teooria, kui et farmafirmade huvides on, et inimesed haiged oleks, eks ole, et siis saab neile rohkem müüa, kui nad haiged on, et loogiline võiks ju olla see seos, aga otsest tõestust minu teada ei ole sellele, eks ole. Täpselt, eks on muidugi otsid neid uusi haigusi, eks ole, see on muidugi õige, et siin on, eks ole, teatud point, eks ole, tänapäeval öeldakse, et see on nüüd nagu huvitav argument, et tänapäeval öeldakse, et testid on läinud nii tundlikuks, et su vähk, eks ole, et ka ülimalt väikse tõenäosusega vähk leitakse üles ja siis on sul suur, eks ole, väljakutse, kas sa lähed seda ravima. See muidugi on see, eks ole, et ma usu, et see on nagu võib-olla üks näide, eks ole, kus nad enda käivet kasvatavad, eks ole, et nad üritavad leida ka neid väga pisikesi vigasid su küll. Nii, aga tulles tagasi, et kas see sama küsimus, aga ma nagu võtaks uue nurga siia juurde, et kas Eesti kaitsetööstuse huvides võiks olla see, et konfliktid ikka jätkuks või? Et kas siin on see eetiline probleem sees, et kui kõik sõjad lõppeks, maailma saabuks rahu, et siis üks tööstusharu kaoks ära. Nagu väga selline mustvalge lähenemine, aga. Eesti kohta on keeruline öelda, Eesti kaitsetööstus on nii väike tegelikult, aga suures pildis
ju on kogu aeg räägitud ju sellest, eks ole, et jah, kogu aeg on püütud leida seda linki, kus siis kaitsetööstust ettevõtted mõjutavad siis poliitikuid selleks, et konflikti kestaksid ja jätkuksid, et see on siuke legend, mis nagu töötab, aga samas on see ikkagi nagu hooajakaup ja ju täna on ju suurim probleem, mis on see, et Euroopa kaitsetööstus ei ole korralikult käima läinud ikkagi veel, eks ole, et kõik laod on tühjad, kellegi enam relvastustega midagi ei ole ja me ei tooda ka veel väga, eks ole, sellepärast, et keegi ei julge seda tootma hakata, sest ei tea, mis tulemus on. Ja see on see probleem tegelikult, et kui kogu aeg oleks mingisugune tootmine käiks ja vaikselt ja rahulikult, nii nagu see külma sõja ajal teataval määral oli, sest siis oli kaitsekulutused olid ju tunduvalt kõrgemad, et siis ilmselt oleks ka kaitsetööstuses võib-olla mingit rohkem kindlust. Nüüd Palantirist rääkides on just huvitav see, et Palantir on ju tegelikult keskendub ju rohkem tarkvaralistele asjadele, ehk siis tegelikult miks tema aktsiad peaks alla minema või miks ta peaks põruma, see on asi, mis kestab alati. Tegelikult luure tarkvara on see, mida alati vajatakse. Ma arvan, et pigem on siin mingid poliitilised ja sellised regionaalsed probleemid. Üks asi see näiteks, et Trump ise andis käsu Palantirile keskenduda Ameerika rahva järelvalvamisele, eks ole, seal hakata tootma uusi, nii-öelda keskenduda ja toota sinna. Ja teine asi, mis on see, et Euroopas on tegelikult Ameerika toodetel praegu halb maine, sealhulgas Palantiril. Et paljud riigid, nii palju kui ma olen rääkinud erinevate sõjaväelastega, ütlevad seda, et nemad on Palantiri ei usalda, kes on siiamaani Palantiri kasutanud. Et kas sealt äkki tekib hoopis tagasilöök Palantiri suhtes näiteks? Ma saan aru, et see pilt on oluliselt nüansirikkam kui minu mustvalge selline konspiratsiooniteooria siin. Ega ma ka lõbuni tõde kõik ei tea, aga on selge, et kaitsetööstuse puhul on tegu teataval määral hooajalise asjaga, eriti kui me räägime riistvarast, siis sa tuleb pidevalt uuendada või sa pead ümber liitama. Väljakutse ongi see, et kui me täna toodame mingit ägedat UGS-i, maadrooni, eks ole, siis kas me saame peale seda hakata sama kasutama mingil muul otstarbel tsiviilkeskkonnas. Et pigem on need väljakutsed ja teine asi, mis on siis see, et tegelikult sellistel võib-olla just kuidas ma ütlen, tarkvaralistel lahendustel ja nendel on sellist rohkem tulevikku, sest neid arendatakse nagu nii edasi, nad laienevad, seda kasutajaskond muutub järjest suuremaks, ta läheb teistesse sfääridesse edasi, eks ole, et võib-olla seal on seda läbilöögi võimalust rohkem. Et Kristjan Mart, mis sinu arvamus selle vandenõuteooriale on, et sõjatööstuse või kaitsetööstuse huvides on konflikte käigus hoida? Ma mingil määral ilmselt väike tõepõhin kõigel all, aga mõtlesin, mul tuli just väga head 2 paralleeli teistest sektoritest meelde, mis võib-olla täna relevantsed kaitsetööstuse vaatevinklist, et üks on näiteks sama asi nagu nii-öelda Tesla efekt, mis Tesla tegi autotööstuses, kogu see autonoomsus, elektrifitseerimine, kaitsevaldkonnas kõik see, mis on Ukrainas just eriti alates 2022 aastast toimunud, kõik see innovatsioon, kui kiire see on olnud, mis süsteeme kasutatakse sealhulgas autonoomsuse osas. Et täna kõik praimid on seda mõistnud, kõik üritavad oma süsteemidega integreerida, on uusi väga palju ettevõtteid, kes täna selle maha magab, ma arvan, et nende kasv tulevikus nii aktsionäridele kui üldse äriline kasv ei ole kindlasti see, mis nii uultel tulijatel, kes seda asja õigesti teevad, kui ka nendel praimidel, kes päriselt õiget pette täna teevad. Ja teine nagu taasavastamise moment on sarnane sellele, mis juhtus COVID ajal, kui saadi aru järsku, et meeletud tarneprobleemid on, täna avastatakse, et enamus komponendid üldse, mis sul kasutusel on, tulevad Aasiast. Jällegi see on nagu droonid on nagu halb näide, igal pool need on seotud, aga ükskõik mis riistvaraga pistmist on kaitsetööstuses, no kui sa just reaalselt ei tee mingit laskemoona, kuigi moona puhul samamoodi, kus jõuad lõhkaineni välja, lõhkainete algosad, koostisosad või lähtained samamoodi Aasiast. Puhas keemiatööstus, sa vaatad, mis hinnaga on, mis konkurentsivõimelisega on. Täna vaadatakse hoopis teisest aspektist, et hind ei ole prioriteet, täna on ikkagi tarnekindlus see peamine prioriteet, mis siis, kui sa ei saa üks hetk enam Aasiast neid komponente, lähteaineid, kuidas sa siin kohapeal selle asja lahendad ja veel sellises olukorras, kus sul siin Eestis on vaja
võib-olla halb näide, ütleme suuremal, ütleme Poolas on vaja, et kas sa siis kuskilt Prantsusmaalt ja Saksamaalt saad seda osta või sa pead ise selle asja tarnima. Et ühesõnaga see meie selline must stsenaarium Euroopas on see, et tarneprobleemide tõttu me ei saa Aasiast kemikaale ja USA keerab tarkvaraliselt oma lennukitel suutlikkust maha ja me tegelikult sõltume siis ühtpidi siis tarkvaraliselt USA-st ja tarneahelate mõttes Aasiast ja tegelikult on suhteliselt lihtne nii-öelda meid sellega haavata. Kui sa nüüd küsid, et kus on Euroopas need paar riiki, kus üldse mingid kaevanduslubasid menetletakse, eks ole, siis üks nendest muide on Soome, minu teada ka Rootsi, see on Serbias, eks ole, väidetavalt see, aga mingi Lääne-Euroopas küll mitte. Pluss Soome hakkab ise lõhkainet ka tootma uuesti. Me oleme ikkagi, kui vaadata ka see Rootsi, need Rootsi naljad muidugi ei kõlba nüüd nii väga nagu rääkida, aga jah, et me oleme selles mõttes ikka päris heas kohas ja ma siin natukene ka uurisin veel, et vahepeal kui siin, et kas ma leian kedagi, kes on maailma kõige rikkam nagu relvatööstur olnud või kaitsetööstur ja ega selle küsimusele ei olegi väga lihtne nagu vastata, et paar nime siiski on, need on tuntud, et Rockefeller väidetavalt esimeses maailmasõjas ikkagi kõvasti tarnis USA armeele ja muidugi Muski peetakse ka selliseks, kes on oma tänu läbi SpaceXile kõvasti nagu raha saanud, aga ülejäänud nimed on mingi Morris ja ikkagi sellised täiesti tundmatud. Ülejäänud ja ilmselt vabadused. Nobel oli ka ikka päratu rikas. Grupid muidugi on, kui sa siis mõtlema hakkad, aga sellised väga selgeid, et vaata su algne küsimus oli, et kas siis on selles tööstusarvus lootust nagu kuidagi väga jõukaks saada, siis vähemalt pealtnäha kohe kiire nagu uuringute tulemusena see ei selgunud. Jah. Võib-olla üks asi veel, et kui tekivad takistused selliste kõrgtehnoloogiliste asjade kasutamise osas, siis pöördutakse tagasi väga lihtsalt asjade juurde, mis teinekord täiesti asendavad neid kõrgtehnoloogilisi asju. Me räägime siin õhutõrjevõimekust näiteks. Või see sama, et mis hetkel selliste droonide, pikamaa droonide teema nagu Ukrainas väga käiku läks, oli siis, kui ähvardati tegelikult ju seda, et HIMARS-ide ja muude kauglassirelvade vahendeid ei lubata kasutada Venemaa territoorium. Ukrainased hakkasid kohe mõtlema oma droonide peale, sest need on neil rahvuslik toode ja neid ei saa neid keegi keelata tegelikult Venemaa territooriumil kasutada. Nii et loodus ei saali tühja kohta, et alati leitakse midagi, mis tuleb asemele. Ja mõnikord on see väga lihtne ja primitiivne asi. Aga teisalt jällegi tuleb rõhutada ikkagi seda innovatsiooni aspekti. Küsimus on nagu niimoodi, et kui sa vaatad inimlikku motivatsiooni või riikide motivatsiooni või midagi taolist, et kuidas siis olla nagu naabrist parem või mis seda viib, eks ole, ma arvan siiski, eks ole, et väga suur osa innovatsioonist on nagu sõjalise motivatsiooniga võib-olla. Sa küsid, et kui sul on võimalus teha paremaid relvi näiteks, ütleme niimoodi, miks sa ei peaks neid nagu tegema või lähed sinna sama, eks ole, et kaitseväe juurde, et näed, mul on hea mõte, eks ole, et teeme veel paremad kui nendel teistel tüüpidel on ja need näited on tegelikult nagu oma jagu, et kui me vaatame sellist innovatsiooni nagu driverina, siis ma arvan küll, et kui Eestil on täna võimalus ennast tekitada mingi uus relvastus näiteks, mida kellegi teisel ei ole ja mis meid kaitseks, eks ole, siis loomulikult sinna peaks investeerima kolinaga. Võttes mõnda väga lihtsat asja, ma ei tea, võtame püssi. Jahipüss on olnud, ma ei tea, enam kui 200 aastat täpselt samasuguse välimusega. Aga kui me võtame sõjapüssi kõrvale, siis on väga palju muutunud aja jooksul. Et nii ta on. Ma tooks lõpetuseks veel ühe võib-olla natukene siis positiivsema või optimistlikuma teema, aga meil on investeerimissaade ikkagi Ukraina ja investeerimine Ukrainasse. Oletame, et see konflikt nüüd ühel hetkel laheneb ja Ukraina siis jätkab iseseisva riigina ja võtab sealt kaasa sellest halvast sõjast midagi head ka, milleks on siis innovatsioon, eks ole, nendes valdkondades, kus Ukraina on praegu maailma tipptegija juba. Ja oletame, et Ukraina siis säilitab võimekuse pidada oma sõjatööstust edasi. Kas see võiks olla koht, kuhu investeerida? Kas te näete sellesse potentsiaali? Ma usun, et Ukraina peale sõja lõppu saab olema Euroopas üks juhtivaid riike selles valdkonnas raudselt ja päris pikka aega. Ja ma usun, et mulle tundub, et kui vaadata juba täna liigutusi, mida ukrainlased teevad, nad suudavad ka oma sõjatööstust ümber orienteerida rahuaegsetele vajadustele. Näiteks ütleme, need samad droonid
Nad otsivad juba täna lahendusi tegelikult, kes neid droone kasutada näiteks põllumajanduses või väljaspool Nad hakkavad Jeff Bezose pakke laiali vedama. No põldu kündma, mis on Ukrainas väga aktuaalne teema, näiteks kive koristama, väga palju asju, mida tehakse juba täna maadroonidega seal. Nii et ma usun, et sealt, et kui seda nüüd läbi saab ühel hetkel, siis Ukraina saab olema Euroopas üks väga oluline riik tegelikult ühel hetkel. Ma arvan sama ja ma arvan väga põnev oleks leida võimalusi, kuidas sealt mingi osa talentidest päriselt tuuagi Ukrainast ära, et ma arvan, et kõik need see rakendust nagu nii leia, aga kuidas seda teha niimoodi, et siis kiirendaks kuidagi siin siis samamoodi seda innovatsiooni ja tehnoloogia arengut. Või kui teine näide tuua, et kui meil on valida, et kas siin on 1000 Inglise sõdurit või 1000 Ukraina sõdurit, eks ole, ma arvan, siis on ka vastus suhteliselt nagu selge, eks ole, et kumba valima peaks. Ühed on natuke kogenumad kui teised, aga sina julgeks, Hanno, sa rääkisid, et see kaitsetööstust väga investorina nagu väga atraktiivne ei tundu, aga Ukraina, sa oled rääkinud ka Hiinast ja Aafrikast kõik, et mis ei tundu väga nii. Äkki me nüüd oleme leidnud koha, kus sa tunned, et jah, et tunnen ennast nagu siin tugevalt, et usun sellesse. Ei siin on erinevaid nagu strateegiaid, et üks asi, kui sa oled riskiinvestor ja siis sa pead nagu riski võtma, et mina ei ole nagu riskiinvestor, et ma olen ikka selles Buffetti parteis ja Buffetti partei ütleb nagu tegelikult seda, et eliminate risk. Et sa kõigepealt elimineeri risk nii palju, kui sa saad, alati sa riski ei saa, et see võib-olla ma kõlan liialt skeptikuna, aga see on see, eks ole, et see Buffetti partei, kui sa tuled, et kui sul on seal nagu risk, millest sa aru ei saa või mida sa ei suuda elimineerida, siis sa ei peaks tegelikult sinna nagu panema raha. See on see, aga kui Ukrainast rääkida, et eks me oleme ise ka siin toetanud erineval kujul, et kui see sõda ja ma arvan, et see tõenäosus, et ta siin läbi saab, jõuab ikka iga päevaga nagu lähemale, mitte ei lähe kaugemale. Et siis väga selgelt, et sellest kujuneb ikkagi väga suur ja hea ja väga ta on ikkagi ju rikas ja selline, eks ole, et muld ja metallid ja kõik on olemas, et väga rikas ja väga suur võimaluste nagu valdkond, eks ole. Mina parema meelega muidugi investeeriks sellesse overlapi, et militaartehnoloogia rakendamises, eks ole, et tavakasutuses, millest ka Riho rääkis ja selle poolt 2 käega. Mul on Hannole veidi väiksema riskiga investeerimissoovitus selle Ukraina suunal. Käisin 2 aastat tagasi Rumeenias ja siis kohapealsed ettevõtjad, kellega ma kohtusin, kes mulle seal tuuri tegid, ütlesid, et juba veidi enam kui 2 aastat tagasi, et kõige kõrgemalt hinnastatud ettevõtted tol hetkel olid ehitusettevõtted, just need, kes ehitusmaterjali toodavad. Sest kõik pidid Rumeenias ostma kokku need ettevõtted, millel on tootmisvõimekus ehitusmaterjalide tootmiseks juhuks, kui Ukrainat hakatakse üles ehitama ja need maksid rohkem kui tarkvaraettevõtted tol hetkel. Nii et sellise positiivse noodiga, et sõjast võiks tõusta midagi head ka. Seni on seda juhtunud, et usume, et ka seekord siis saavad need õudused läbi ja Ukraina tõuseb jalule ja koos Ukrainaga on võimalik ka nendel, kes toetavad seda ülesehitamist, siis natuke raha teenida. Sellise mõttega lõpetaks tänase saate investeerimisedeede universum, mille tõi teieni KPMG Estonia kaassaatejuhid Hanno Lindpere ja Hando Sinisalu tänavad kuulajaid ja külalisi, kelleks olid Riho Ühtegi, erukindral, Sensus-Q strateegiline nõunik ja Kristjan Mart Piirsalu, SmartCapi kaitsefondi investeeringute juht. Aitäh kuulamast!